Tere vaatama minu uudiskirja. Tänases uudiskirjas räägime siis WordPress veebide uuendamisest ja eelmistes uudiskirjadest oleme siis rääkinud sellistel teemadel nagu WordPressi kasutaja loomine, WordPressi salasõna muutmine ja WordPressi varukoopia tegemisest. Panen lingi siia ja siis sa saad minna vaadata neid eelmisi uudiskirju ehk siis videoklippe ka uuesti üle. Nad ei ole eriti pikad. WordPressi uuendamine on see väga tähtis asi ja ma ei suuda nagu piisavalt palju tähelepanu pöörata sellele, et kui sul on WordPressi veeb ikka pikka aega uuendamata, siis võib juhtuda selline õnnetus ja kui sa hakkad uuendama või keegi kusagil hakkab uuendama, siis põhimõtteliselt see veeb nagu kukub maha, sellepärast et uuendamist tuleb teha kogu aeg, see protsess peab käima kogu aeg. WordPressi veeb on ikkagi aastaid uuendamata ja siis ühe korra hakkad uuendama, siis see võib täiesti nagu maha kukkuda ja see on nagu suhteliselt ohtlik teema. Igat WordPressi veebi tuleb uuendada ja uuendada tuleb siis WordPressi puhul alati mida siis? Kõigepealt WordPressi versioon, siis kõik teemad, WordPressi teemad, mis vähegi uuendamist vajavad ja pluginad ehk siis kõik, mida WordPress ütleb, et tuleb uuendada, neid tuleb uuendada. Ma näitan, mul on siin ees üks veeb, kohe hakkame vaatama, kuidas see uuendamine ka käib, aga siin üleval on number 24, ehk siis 24 uuendamist on siin veebis praegu tegemata, nii et siis me saamegi kohe vaadata, kuidas see uuendamine käib. Nüüd uuendamisega on nagu mõned siuksed asjad, et kusagil nagu ütleme 10% on siis see nagu tõenäosus, et midagi võib tuksi minna, kui sa natukene hooletult uuendad. Kõigepealt enne uuendamist tee kindlasti ära backup, see on väga oluline, sellepärast et kui uuendamisega võib see 10%, eks ole, kus midagi tuksi võib minna, kui midagi läkski tuksi, siis on olemas backup ja sa saad seda veebi iga kell taastada eelmisele versioonile, mis oli enne seda, kui sa vajutasid uuendamise nuppu. Nüüd, kuidas siis saada teada seda, et kas mõni plugin veel mingisuguse suure probleemi tekitab? Vaatame siit veebist järele. Näiteks siin tuleb siis ära uuendada WordPress. Näed, WordPress 5.8.2 on available, please update now. Seda me kohe teeme. Plugins, siin on mingisugune jama, eks ole. Nii, anti-spam, no see ei ole isegi aktiivne, aga selle võib nalja pärast ära uuendada. Siis Classic Editor, selle võib ära uuendada päris kindlasti kohe. Ja näete, siin iga selle plugina juures on öeldud, mis versioonile ta uuendatakse. See on 1.6 ja 1.6.2 on siis uus versioon. Nüüd Contact Form 7, samuti see pole väga oluline plugin, ta ei juhi mingit tähtsat rolli, lihtsalt need kontaktivormid, eks ole, aga tavaliselt selle pluginaga ei juhtu midagi. Praegult on versioon 5.4 ja 5.5.3. Ehk siis point on selles, et juhul kui uuendatav plugin uueneb täisversiooni võrra, ehk siis selle kõige esimese numbri võrra, selle numbri võrra, siis järelikult võib seal olla mingi probleem juhul, kui see plugin on juhib mingit elutähtsat funktsiooni sinu veebis. Vaatame edasi. Kontaktvorm CFDB, see teeb seda, et kontaktivormi, kõik kirjad, mis läbi kontaktivormi tulevad ka veebi, salvestatakse ühtlaselt 1.2.5.9 on praegu, 1.2.6.2 see on siis nii-öelda väike muudatus, duplikaator, see on see uuendamise plugin 1.4.0, 1.4.3 on uus versioon, seda võib ka samamoodi uuendada. Google Analytics Dashboard 6.7 ja uus versioon on 7.3.0. Nii, see on nüüd Google Dashboard ja see teeb seda, et ta Google Analyticsit ühendab ära, et sinu veeb on ühendatud Google Analyticsiga, aga see ei ole elutähtis funktsioon. Juhul, kui sa peaksidki pärast selle plugina välja lülitama, siis põhimõtteliselt veeb jääb kestma lihtsalt sul hetkeks nagu see mõnede päevade jooksul või nii kaua, kuni sa seda viga parandad, siis sellel ajal võib-olla ei näidata, siis ei kajastata seda statistikat, aga see ei ole hull asi, selle võib ära uuendada. Jetpack, see pole ka eriti oluline, 9.6, aga see uueneb ka täisversiooni võrra, aga see Jetpack, seda tegelikult ei ole siia üldsegi vaja mitte, selle võib täitsa vabalt välja lülitada siin veebis. Loco Translate on suhteliselt oluline, 2.5.2, 2.5.5 on siis üks uus versioon, nii. Ja näete, siin oli üks WooCommerce 5.2.3 ja 6.0. Nüüd need, kellel on veebipood ja kui WooCommerce uueneb ja uueneb täisversiooni võrra, siis WooCommerce on niivõrd laialdaselt kasutusel, et tema endaga ei juhtu midagi. Aga kui sul on tellitud näiteks veebipoele sellised asjad nagu mingid makselahendused, see on siis selle jaoks, et sa saaksid Eesti pankadesse maksta, siis sellised makselahendused ei pruugi
kohe värsked, kui WooCommerce on uuenenud, ei pruugi kaasa tulla, nii et minul selline asi ühe korra oli, siis ma pidin lihtsalt taastama ja mõne päev pärast, kui see Eestis toodetud plugin ka uuenes, siis uue WooCommerce'i versiooniga nii-öelda töötama, siis alles ma sain nii-öelda uuendada ära, aga seniks ma siis läksin ühe versiooni võrra tagasi, taastasin oma veebi, kus mul see WooCommerce oli peal, taastasin siis tagavarast nii. No vaat niimoodi tuleb kõik need uuendused läbi käia. Sa võid klikata siia selle märgi peale ja siis avaneb selline list, aga tegelikult parem on siis, kui sa klikkad, ikkagi lähed siia pluginate peale esialgu ja siis sa näed, millised pluginad sul on aktiivsed, et sa ei peaks hakkama nagu pabistama nende mingisuguste mitteaktiivsete pluginate pärast, et siit sa näed, mis on aktiivsed. Nii. Ja nüüd põhimõtteliselt siin käiks siis niimoodi, et sa saad neid kõiki koos uuendada. Teed aga linnukesed ette. Nii, kuna ma siin midagi sükest väga suurt ega hullu ei tuvastanud, linnukesed ette nendele pluginatele, mis vajavad uuendamist, siia. Nii, ja nüüd võtan siit ülevalt bulk actions ja update ja apply. Nii, ja nüüd läks uuendamine lahti. Nüüd ta neid järjest hakkab siis ükshaaval uuendama, näete, esimene on juba uuendatud, teist praegu nüüd ta uuendab siin ja ta võtab need ise järjest ette, et see WordPress on tegelikult tehtud suhteliselt loogiliseks, lihtsaks, sa näed, mis toimub ja kui midagi untsu läheb, ega tavaliselt nagu kohe nagu kõike plahvata pauguga lahti, vahel on ka nii, et mõni väikene asi ei tööta, aga veel kord see, et midagi untsu läheb, see on ütleme 10%, 10 korda uuendad ja üks kord võib midagi untsu minna, aga kui sa ütleme kord aastas, siis jah, kui sa iga kuu ühe korra uuendad, siis kord aastas võib juhtuda midagi, aga ka ei pruugi juhtuda. Nii, vaatame, uuendas ära. Ja praegu käib uuendamine. Uuendamine iseenesest võtab aega. Juhul, kui sul on väga palju asju uuendada ja sa näiteks keskpäeval uuendad ja see keskpäev on selline koht, kus väga paljud inimesed käivad sinu veebis, siis ma ei soovita keskpäeval uuendada veebi, eriti sellises olukorras, kus väga palju inimesi suure tõenäosusega tuleb sinu veebi külastama, vaid uuendad millalgi õhtul või öösel, sellisel ajal, kus sul eriti palju ei käi külalisi uuendad öösel. Sellel ajal, kui uuendatakse, siis vahest paneb WordPress, teeb täiesti valge, lähed veebi, väljaspoolt, eks ole, külaline läheb veebi vaatama, seal on valge ekraan ees ja seal peal on kiri, toimub plaaniline uuendus või kuidas mingi ingliskeelne kiri või eestikeelne kiri vastavalt sellele, mis keeles su WordPress on. Ja see mingite minutite jooksul, kusagil 10 minuti jooksul see kiri läheb ise eest ära, aga WordPress paneb ise ette siis selle kirja juba igaks juhuks, et toimub plaaniline uuendamine, et kui seal ka uuendamise ajal midagi nagu ei peaks töötama, siis see tavaliselt inimestele näha ei ole. Niimoodi, et see on lihtsalt siuke asi, mida peab teadma, et ei ole midagi hullu, see ei midagi katki, aga uuendamise ajal tavaliselt näitabki seda, et on mingisugune probleem. Nii, ja ühe asja ma räägin veel ära, kui tellid uuendamise, siis ole valmis ka selle eest maksma. Uuendamine ei ole midagi sellist, mis võtaks või murraks konti, aga kui sa tellid selle uuendamise, siis järelikult sul on niivõrd kiire, sul on ilmselt äri, eks ole, sul ei ole aega sellega ise tegeleda ja sellega tegelebki keegi teine. Uuendamine on vastutus ja mida suurem ja vastutusrikkam on sinu veeb, mida rohkem on seal olulisi protsesse ja seda suurem on see vastutus, vahet pole, et see liigutus ise on pisikene, aga sellega seonduvad teatud teadmised, nii et kui sa tellid uuendamise sisse, siis ole valmis ka selle eest maksma. See ei ole tasuta töö ja keegi ei saa teha tasuta tööd ja raha ei võeta mitte selle eest, et see minutid, mis sa seda uuendad, vaid raha võetakse sellest, et see on vastutus ja see on vastutusrikas töö, ehk siis sa pead teadma. Ja kui sa tellid uuendamise sisse, siis kindlasti küsi ka seda, et kui kiiresti mingite jamade korral suudab see, kes uuendas, suudab taastada kogu veebi. Kuna uuendamine on protsess, kus vahel võib juhtuda ühtega oma teist, siis tegelikult peab sellisteks asjadeks eriti oluliste veebide puhul, näiteks mingi veebipood, sa pead olema selleks valmis, et ei juhtuks mingid jamasid. Nii, vaatame nüüd siis vahepeal on tekkinud siia terve suur kiri ette, vaatame kõigepealt, kas kõik on nagu ära uuendatud. Paid Membership Pro, tegelikult meil seda pluginat ei olegi vaja, ma panen siia deactivate, sellepärast, et me seda pluginat ei taha ja näete, suured kirjad kadusid ära ja nüüd ta lõpetas ka ülejäänud nende pluginate uuendamise, ma uuendan nalja pärast kõik ära ka WooCommerce'i, mis tegelikult ei ole kasutusel ja ka selle joasti igaks juhuks panen uuesti bulk action ja update. Mõnede pluginatega on vahest nagu selline lugu, et nad lihtsalt
neil tekib mingisugune probleem või mingisugune tõrge, mingisuguse teise teemaga kusagil mujal ja see ei olegi oluline, aga selle plugina enda arust on nagu mingi meeletult suur jama ja ta peab oluliseks sellest sulle teada anda, siis ta nende veateadet, see on nagu mitme A4 suurune mingi pikk tekst, et vahel tegelikult asi ei olegi nii hull, et pluginatega on väga lihtne reegel. Kui sa näed, et mingi pluginaga on jama ja ta ei ole just mingi kas page builder või mingi WooCommerce või mingi muu eluliselt tähtis, mis näitab sinu veebi. Tavaliselt page builder või WooCommerce ongi need kõige olulisemad või siis ma ei tea, mingisugune muu veel. Siis need väikesed, mis teevad mingit lisafunktsioone, need pluginad saab üldiselt probleemide puhul võid ajutiselt välja lülitada ja seejärel küsida abi. Et see pluginate välja lülitamine ongi see, kuidas nagu lahendada ära enamus WordPressi selliseid probleeme, et näed, nüüd ei tööta ja kõik nii. Nüüd on siis kõik need uuendatud, teemad on uuendatud, kõik, mis vajasid uuendamist ja kõik, mida oli vaja uuendada, välja arvatud siis siin see Paid Membership Pro, aga see on praegult ei ole kasutusel ja selle me võtsime siit välja. Nüüd ma klikkan uuesti siia selle numbri peale, kuna meil tuleb uuendada ka teemad. Ja teemade uuendamine siin on siin all ja näete, klikkame kõik aktiivseks ja paneme update teemes. Ja nüüd ta hakkab neid teemasid siin uuendama, nii et see võtab jällegi natukene aega ja ma arvan, et praegusel hetkel kuvatakse siia veebiga nagu kiri ette, et veeb on nagu ajutiselt siis jällegi konstrueerimisel. Näete, ja nüüd ongi see uuendus tehtud, tundub, et töötas. Ja nüüd on üks asi veel uuendamata. Klikkame veel, näete, siin on endiselt number 3 on ees, 2 tükki neist on pluginad, mida ma ei uuendagi. Nimelt on vaja siis update version of WordPress is available. WordPress tuleb alati ära uuendada, paneme update now. Ja nüüd ta uuendab siis WordPressi ära, ma arvan, praegusel hetkel võidakse ka kuvada siia, et veeb on plaanilistel uuendustel või plaanipärasel hooldusel või ma ei tea, midagi siukest on ju nii. Ja nüüd on kõik versioonid, kõik asjad on uuendatud, siin on ees ainult number 2, aga see 2 ongi sellepärast, et need 2 pluginat, mida meil ei ole sisse lülitatud, me ei hakka neid nagu uuendama ja neid ei ole vaja uuendada, tegelikult võiks nad siit ka ära kustutada, aga mina praegult ei hakka siin seda puutuma. Nii, tänaseks kõik, ma loodan, et ta said targemaks, et sa oskad ise uuendada, kui sul tekkis probleeme või küsimusi, siis sa võid minuga täiesti vabalt ühendust võtta ja rääkimine ja konsulteerimine siuksel puhul ei maksa nagu midagi, kui ma hakkan mingeid tõsisemaid töid tegema või tõesti siis me jõuame kokkuleppele, aga sinna on veel tükk aega, nii et kui sul tekkisid mingi probleemid uuendamisega, siis sa võid minu käest siuksed lihtsad väiksed küsimusi alati küsida. Olge tublid, olge terved ja praegult on jõulud, nii et ilusaid pühi teile, kauneid jõulupühi ja head uut aastat ja kohtume teiega jälle järgmisel aastal.